Tere, mina olen Joonas ja täna ma tutvustan teile Kõverkoma digiõppekeskkonda, milles õpetajad saavad luua automaatselt kontrollitavaid teste. Mis sellist asja üldse looma ajendas, oli asjaolu, et õpetajana võttis mul isegi kõige lihtsamate tööde kontrollimine hirmus kaua aega. Ja Covidi perioodil distantsõppel olles ma ei leidnud enda jaoks sellist ühte head keskkonda või rakendust, mis teeks päris kõike seda, mida ma sooviksin. Enamik neist on mõeldud anglo-ameerika kultuuriruumile, mis tähendab, et peamiseks kontrollimismeetodiks on valikvastustega ülesanne, aga mulle tundus, et tõsisemaks õppetööks päris sellest ei piisa. Seetõttu me otsustasimegi luua keskkonna, kus oleks võimalikult palju erinevaid harjutuse tüüpe, mida oleks siis lihtne ja mugav üles seada ja mille tarbeks õpilased ei peaks eraldi kontot looma. See tähendab, et kus viga need laita, seal tule ei aita, eks. Sisse logimine on tavaline, kõige lihtsam on seda teha ehk Google'i kontoga. Ja esmalt meid viiakse töölauale, kus on näha meie testid, millele saab rakendada erinevaid filtreid. Näiteks ma valin siit 10. klassi eesti keele kursusena näiteks keele ja ühiskonna. Ja filtrite eemaldamiseks samamoodi lihtsalt teemavidetele peale vajutada. Kui kõigepealt näidatakse meile viimati muudetud teste, siis vaadata saab ka kõiki teste tervikuna, avatud teste ehk neid, mida õpilased parasjagu lahendavad, juba lõpetatud teste ja siis ka avalikke teste ehk neid, mida me oleme otsustanud teistega jagada. Ja jagamispõhimõte on lihtne. Vahel on endal inspiratsiooni puudus, juhe on koos, siis tahaks vaadata, kuidas teised mõtlevad, mida lahedat nemad teinud on. Või mis võib-olla on isegi veel tõenäolisem, on see, et meil on õpetajana lihtsalt ajapuudus. Me ei pruugi jõuda tundi ette valmistada, siis on hea valida siit ülevalt teiste testid ja otsida endale sobiv, seda võib-olla veidi kohandada ja siis sellega ka tundi minna. Testi loomiseks tuleb töölauale vajutada ülevalt keskelt nupule uus test, mis järele meid viiakse üldsätete lehele, kus on 3 teksti välja, mis peavad kindlasti täidetud olema. Need on teema, vanusaste ja aine. Need on puhtalt selleks, et kui meil on endal palju teste, siis meil on lihtsam neile filtreid rakendada ja nende seas orienteeruda. Samamoodi siis saavad ka teised õpetajad hõlpsamini avalike testide seas endale sobiva leida. Nüüd sätted. Testi avalikuks tegemine ei ole kohustuslik. Kui teie ülesanded on veel eksperimentaalsed, tahaksite neid täiendada või lihtsalt ei soovi teistega oma mõtteid jagada, siis te ei pea seda tegema. Tulemuste salvestamine on mõeldud hindeliste ülesannete jaoks. Et sel puhul küsitakse siis õpilaselt ka tema nime ja meiliaadressi, kuhu talle hiljem tulemused saadetakse. Aga seda saab rakendada ka lihtsalt koduste tööde tegemata jätmise või tegemise kontrollimiseks. Tulemuste lehekaupa kontrollimine on mõeldud eelkõige harjutustestide jaoks. Ja sel puhul siis lülitatakse rida hindeliste ülesannete sätteid välja. Ja seda on mõttekas teha näiteks niimoodi, et ma annan õpilastele kontrolltöö jaoks mingisugused alustekstid, ülesanded ja siis jaotan need näiteks teemade kaupa, aga siis õpilane ei pea tervet testi korraga tegema, vaid teeb näiteks ühe teema kaupa. Nüüd ajaga seotud sätted. Avanemise aja määramine on kasulik näiteks olukorras, kui täna on kolmapäev, ma tahaks reedel teha mingisuguse klassiga iseseisva hindelise ülesande, aga ma pean samal ajal tundi andma teisele klassile. Et siis sel puhul ma määran avanemise aja, ma ei pea muretsema, et kas ma äkki unustan, vaid õpilased saavad siis sobival keeleajal ülesande juurde asuda. Sulgumise aja määramine on õpilaste iseseisvuse kasvatamiseks ja mingil määral ka distsiplineerimiseks. Ütleme, et õpilased teavad, et neil on töö sooritamiseks kella 10-5 ja et kell 5 läheb teist lukku, rohkem midagi kirjutada ei saa, siis nad teavad, et nad peavad aegsasti ülesande juurde asuma. Õigete lahenduste näitamine testi lõpus. Ütleme, selle maha võtmine on kasulik võib-olla sel puhul, kui ma tahan, et õpilane näeks, et et ta on kuskil eksinud, aga et ta peab ise otsima õige vastuse. Et ta ei saa neid kohe kätte. Või siis ka juhul, kui te teate, et teil on klassis mõni tarkpea, kes võib teha niimoodi, et ta paneb vale meiliaadressi, vale nime, vajutab lihtsalt lõpeta test, et tulemusi näha ja siis neid näiteks teistega jagada. Ja selle vastu aitab ka see, kui õpilastele tulemusi hiljem näidata. Oletame, et mul on 2 klassi, kes sooritavad töö erineval ajal, aga samal päeval, siis ma saan teha niimoodi, et mõlemad klassid saavad tulemused kätte päeva lõpuks, et nad siis vastuseid teineteisega ei jagaks.
Ajapiirangu rakendamine on hea näiteks distantsõppel, me saame simuleerida sellist klassiruumi olukorda, paneme näiteks 45-minutilise piirangu, või siis ka lihtsalt selleks, et mingis mõttes tulemused oleks ausad. Et kui me rakendame lühemat ajapiirangut, siis parema tulemuse saavad need, kes on reaalselt õppinud ja korranud. Ja need, kes saakerdavad, teiste käest vastuseid küsivad või internetist otsivad, nemad lihtsalt ei jõua kõike ära lahendada. Selle vastu aitab ka küsimuste juhuslikus järjekorras esitamine. Oletame, et me oleme näiteks arvutiklassis kõrvuti, ma ei saa lihtsalt naabri käest küsida, et kuule, mis esimese vastus on, sest tal on esimene harjutus võib-olla hoopis teistsugune. Ja ühtlasi saab ka hindeid määrata. Meil on praegu siin valida numbrisüsteemi ja tähesüsteemi vahel. Ja näiteks me saame ka mingisugused hinded eemaldada, ütleme, et näiteks tegemist on väga keerulise ülesandega, ma näiteks negatiivseid hindeid üldse anda ei tahagi. Ja sarnaselt saab ka siis protsendi vahemikku muuta. Et keeruline ülesanne, ma lasen lihtsalt A ja B piiri alla näiteks. Kui üldsätted on paigas, saab edasi minna harjutuste endi juurde. Selleks võetada ülevalt menüüri pealt harjutused. Meie testid on üles ehitatud lehekülgedena. Ühest leheküljest võiks mõelda kui alateemast. Eesti keele kontekstis ütleme, et esimene alateema on näiteks kirjavahemärgid. Lisame siit uue lehekülje. Teine alateema, suur ja väike algustäht. Ja kolmandaks, kokku ja lahku kirjutamine. Siin on siis ka näha 3 peamist ikooni tüüpi, mida me kasutame. Kui kuskil on pluss, siis see tähendab, et midagi saab lisada. Kui on prügikast, siis see tähendab, et saab kustutada. Ja selliste noolekeste puhul on võimalik asju ümber tõsta. Ühtlasi saab lisada lisainfot, mida mina kasutan näiteks reeglite, selgituste ja ka allikmaterjalide linkide jaoks. Aga allikmaterjale saab lisada või luua ka siin meie rakendus enda sees. Selleks vajutada ülevalt keskelt või siis siit paremalt menüüribalt, mis kaasa liigub, uus harjutus. Ja valime siis alusteksti. Kõigepealt töökäsk, ütleme, ma ei tea, loe vaata tekste ning täida ülesanded. Siia saab siis kas kirjutada või ka lisada erinevat tüüpi meediat. Hetkel on see meil kõik internetilinkidena. Kui meil ühel hetkel hästi hakkab minema, mis loodetavasti justub varsti, siis saab faili lisada ka enda arvutist. Siin on näide siis videost, lisame ka näiteks pildi. Tõstame selle lehekülje keskele. Ja kui tahta vaadata, kuidas see kõik õpilase vaates või testi lahendamise vaates on, siis on siin paremal eelvaate nupp või ka üleval keskel. Ja siis selline on ta siis õpilase vaates. Harjutuste loomiseks ja üllatus tuleb vajutada siit ülevalt nupule uus harjutus, mis on olemas ka parempoolsel menüüribal. 2 kõige lihtsamat harjutuse tüüpi on tõene väär ja valikvastustega ülesanne, mida on hea rakendada faktiteadmiste või ka loetust arusaamise kontrollimiseks. Võtame siit valikvastused, esmalt töökäsk, näiteks vali sobiv variant. Küsimusena nüüd tähelepanu harjutus kuulajale vaatajale, mis on minu nimi. Esimene variant Joonas, teine variant Jaanus, kolmas näiteks Joosep, mis on hoopis mu venna nimi, ja õige on siis Joonas. Teeme uue küsimuse. Mis on mu venna nimi? Joosep, mis on ka õige. Jaanus või Joonas. Ja ka mitu õiget varianti võib olla tegelikult. Praegu me näeme, et mõlemal puhul on esimene variant õige, liigutame siin näiteks õige variandi hoopis teiseks. Ühtlasi tasub uurida ülesande sätteid, sest vahel need võivad täielikult muuta seda, kuidas õpilane ülesannet lahendab. Praegusel juhul saab näiteks valikud ja küsimused juhuslikus järjekorras esitada. See siis jällegi peaks aitama vältida seda, et naabri käest vastuseid küsitakse.
ühtlasi saab kõikidel ülesannetel muuta vastuse väärtust. Oletame, et tegemist on keerukama harjutusega, millel on võib-olla vähe küsimusi, vähe osi, aga me tahaks, et ta oleks kaalukam, siis me saame üksikvastuse väärtust tõsta. Ja et näha, kuidas see õpilase vaates on, siis vajutame siit paremalt menüürivalt eelvaatele. Paneme ühe õigesti, ühe valesti, lõpetame testi ja näeme, et hindeks tuleks siis tubli E ehk pooled punktid. Läheme tagasi harjutuste juurde. Ja lisame siis uue harjutusena tõene väär ülesande. Kõigepealt töökäsk, otsusta, kas väide on tõene või väär. Esimese väitena näiteks, et Eestis on valitsusel seadusandlik võim. See on siis väär. Teisena, et Eesti presidendil on esindusroll. See on tõene. Läheme jällegi eelvaatesse. Panin praegu täiesti suvaliselt. Vaatame, mis tulemuseks tuleb. Täis punktid. Ja kui meil on test valmis, oleks valmis seda õpilastega jagama, siis saab siit lihtsalt vajutada jaga nupule ja kopeerida testi lingi ning selle siis lihtsalt õpilastele anda. Või siis ka, kui olla töölaual, samamoodi siin on jagamise nupp ja samamoodi saab lingi kopeerida. Nii lihtne siis meie testide ülesseadmine ongi. Koolist kindlasti tuttavad on kõiksugu lünkülesanded, mida meil on kokku 3. Esimeses neist peab õpilane lüngas ette antud valikute seast õige langetama, teisel puhul ise lünk õige vastuse kirjutama ning 3. puhul ette antud vastuste kogumist siis lünk õige lohistama. Teeme kõigepealt valikutega lünk ülesande. Vali lünka, sobiv variant. Teeme lausena, et Eesti esimene president oli Konstantin Päts. Ja teeme siis nimest lünga või selle variku variandi. Lisame siis uued variandid, näiteks Alar Karis, Lennart Meri. Ja neid õigeid variante võib ka mitu tükki olla, eks. Läheme siis õpetaja vaatesse või õpilase vaatesse ehk eelvaatesse. Valime vale vastuse. Ja siis, kui me siin vastuse kohal hoiame hiirt, juhul kui meil on sisse lülitatud see variant, siis õpilane näeb ka ise, mis õige variant oleks. Läheme tagasi harjutustesse, lisame järgmise lünkülesande tüübi ehk siis kirjutamisega lünkülesande. Kirjuta lünka, sobiv nimi. Eesti esimene president oli Konstantin Päts. Teeme sellest siis lünga, vajutades siit paremalt uus lünk nupule või siis ka klaviatuuril kombinatsiooniga Alt 1. Ja ka siin vahel on ju niimoodi, et mõnda asja võib mitmel viisil kirjutada, et siis saab lisada alternatiivseid õigeid variante. Jällegi eelvaates kirjutame siia siis minu Eesti esimene president oli minu, ma ei tea, suur iidol. Ja loomulikult me näeme, et see on vale vastus ja hiirt selle kohal hoides siis kuvab õiget. Viimane lünkülesande tüüp on siis lohistamisega. Lohista sobiv variant õigesse lünka. Eesti esimene president oli Konstantin Päts. Teeme uue teksti osa või uue lause
Eesti viimane resident on Alar Karis või ütleme praegune. Teeme mõlemast nimest lünga. Läheme eelvaatesse. Näemegi, et saame jällegi kas tõsta või tirida. Ja et lüngast ära saada, siis lihtsalt siia üles vajutada. Või vahetamiseks ka omavahel klõpsata lihtsalt. Ja jällegi valed vastused. Hetkel on meil 2 harjutuse tüüpi, milles õpilane saab midagi järjestada või ritta seada. Need on ajajoone ja järjestamisülesanded. Ajajoone ülesandes peaks õpetaja kindlasti sätetesse vaatama, sest seda saab õpilane lahendada lausa 3 eri viisil. Esimesel puhul ta ühendab sündmus etendud ajaga, teisel puhul määrab, millal etendud sündmus aset leidis ja 3. puhul teeb siis mõlemat. Teeme kõigepealt kõige lihtsama. 28. juuli 1914, esimese maailmasõja algus. Lisame uue, 1. september 1939 ehk siis teise maailmasõja algus. Õpilase vaatest peab ta siis õige vastuse sobivasse lünka kas tirima või klõpsama. Lahendame selle ülesande teisel viisil, ehk siis paneme sätetest. Õpilane määrab ise, millal etendud sündmus aset leidis. Sel puhul peaks õpilane ka või õpetajaga näidisaja ette andma, sest vahel saab ju kuupäevi või aastaid mitmel viisil kirjutada või ka sajandeid. Teeme siis 1. oktoober 1288 näidisajaks, ehk siis kõik ajad peavad olema selles formaadis. 28. juuli 1914, 1. september 1939. Vastame siis esimese valesti, paneme numbri formaadis. Ja teeme teise kuu sõnaga. Õpetame testi. Üks vale, üks õige. Läheme tagasi harjutustesse ja lisame järjestamisülesande. Järjestamisülesanded on head tekstiõpetuse jaoks, eri žanrite tekstide lõikude järjestamiseks, keeleõppes, sõnajärje harjutusteks või siis ka näiteks teeme midagi väga lihtsalt, et järjest nädalapäevad. Esmaspäev, lisame uue, teisipäev, kolmapäev. Lahendame harjutuse ja õpilane peab siis lihtsalt tekstiosad sobivasse järjekorda tirima. Siin siis näitab ka värviga, mis on õigesti, mis valesti, ja kui harjutuse kohal hoida hiirt, siis ta näitab õiget järjekorda. Nii, läheme tagasi harjutuse juurde ja läheme sätetesse. Seda harjutust saab teha 2 viisil. Üks on selline horisontaalne järjestamine, teine on aga vertikaalne. Nii, teeme nüüd sõnajärje harjutuse. Mulle lisame uue alamosa, meeldib tantsida. Siin on nüüd probleem. Eesti keeles on vaba sõnajärg, või suhteliselt vaba. Ehk siis tihti võib sõnu järjestada eri viisil, ehkki tähendus natuke muutub, eks. Selle jaoks on meil alternatiivsete järjestuse lisamise võimalus. Lisame siit alternatiivse järjestuse, mulle meeldib tantsida, aga seda lauset saaks öelda ka, eks ju, et tantsida meeldib mulle, et me rõhutame, kellele meeldib tantsida. Lahendame harjutuse. Siin on praegu tantsida mulle meeldib,
andsin ta meeldib mulle, vaatame, kas on õige ja loetakse õigeks. Õpilase kognitiivsete võimete parandamiseks on väga head kõiksugu grupeerimisharjutused, mida meil on kokku 4. Märkimisülesanne, rühmitamisharjutus ning joonte ja valikutega ühendamise ülesanded. Teeme kõigepealt märkimisharjutuse. Töökäsuna märgi tekstis sobivad sõnad. Näite lausena hall on taevas, must on maa, vihma tihti kallab. Ja nüüd loome märksõnad, mida siis õpilane tekstist otsima hakkab. Kõigepealt näiteks omadussõna ja siis näiteks nimisõna. Et neid tekstis märkida, siis tuleb tekstiosa aktiivseks muuta või ehk siis vasakut hiirenuppu all hoida. Ja ühtlasi peab ka muidugi märksõna aktiivne olema. Ja siis vajutada siit paremat lisavärv või siis klaviatuurilt Alt 1. Ja nimisõnad taevas, Alt +1, maa ja vihm. Õpilase vaates on see sarnane, tuleb lihtsalt märksõna aktiivseks vajutada ja siis tekstist sõnale klõpsata. Vihm, taevas. Teeme mõne omadussõna ka. Ja ei pea klõpsama, vaid võib ka tirida. Võtame testi. Siis siin piirjoonega näitab, kas läks õigesti või valesti. Ja kui hiirt teksti kohal hoida, siis näitab kõik õigeid vastuseid. Läheme tagasi harjutustesse. Kustutame selle tüübi ära ja loome rühmitamise ülesande. Et siin luuakse erinevad kategooriad, sellised kastid, kuhu siis õpilane peab sobiva variandi sisse tirima. Ühenda kirjanik sobiva ajastuga. Teeme romantism. Hugo. Puškin. Uus kategooria. Realism. Teeme Balzac. Teeme Dickens. Teeme ühe veel, teeme siis modernism. Paneme mõne Eesti autori. Douglas. Ja näiteks Under. Õpilase vaates ongi siis, siin on valik sõnadest ja need tuleb siis kas tirida või klõpsata õigetesse kohtadesse. Lõpetame testi, jätame ühe märkimata. Siis siin näitab, kuhu sõnad käima peaksid. Ja kui on hall ääris, siis seda sõna kuskil ei tõstetudki. Ja sõna kohal hoides siis näeb, kuhu ta tegelikult kuuluma peaks. Nii loome uue harjutuse ja seekord siis joontega ühendamise. Ühenda sünonüümid. Teeme siia kiire. Siia tark. Teeme uue tulba. Näiteks nutikas. Teeme võib-olla 2 sarnast sõna terane. Siis teeme kiire kohta ka ühe, teeme nobe. Ühendamiseks lihtsalt vajutada kasti peale ja siis omakorda teise kasti peale. Ja ühendus eemaldab täpselt samamoodi. Nii, ja lähme õpilase vaatesse. Siin on siis samamoodi kiire, ütleme, nutikas ja kuna siia on teoreetiliselt võimalik teha selline ülesanne, et on hästi palju jooni, siis selleks, et asi oleks lihtsamini hoomatav, kui sa hoiad mingisuguse sõna kohal, siis ta näitab kohe värviga ära, milliste teiste sõnadega see ühendatud on. Lõpetame testi, kõik läks valesti
aga kui hoida sõna kohal, siis ta näitab, millega tegelikult ühenduses peaks olema. Lähme tagasi harjutustesse, kustutame selle harjutuse ära ja viimane grupeerimisharjutus on siis valikutega ühendamine. Ja põhimõtteliselt ongi tegemist valikvastustega ülesandega, aga lihtsalt sellisel tabeli kujul. Töökäsuna teeme siis ühenda sobivad variandid. Teeme jällegi kirjanikega, teeme amatism, lisame uue kategooria, realism ja modernism. Esimene on siis, ütleme, Douglas, lisame Vilde, Under, kes veel, märgime kõigepealt ära ka, kes nad on. Teeme Koidula. Läheme siis õpilase vaatesse. Siin siis ongi lihtsalt põhimõtteliselt valikvastustega ülesanne, eks. Aga ühendada võib ka mitu varianti. Douglas, Vilde, Under, Koidula. Õpetame testi. Halliga on need, mis jäid õigesti märkimata, aga kus tegelikult oleks õige olnud ja siis punasega valed, rohelisega õiged. Pooled punktid, tugev E. Meie kõige keerulisemad harjutused on seotud keeleõppega. Eelkõige õigekirja ja tekstiõpetusega. Valime siit esimesena õigekirja ülesande. Põhimõtteliselt on tegemist kirjutamisega lünk ülesandega, aga selle vahega, et lüngas on juba tekst olemas ja õpilane peab seda parandama. Paneme töökäsuks paranda vead. Näite lausena ma vaatan iga päev aktuaalset kaamerat, aga Eesti Ekspressi ei loe. Nüüd märgime jällegi teksti osa, mille soovime lüngaks muuta või mille kontrollimist õpilaselt soovime. Ja siis vajutame siit uus lünk või siis ka klaviatuurit alt 1. Siin on nüüd kõigepealt korrektne keelend ja siis see, mida näidatakse õpilasele. Ehk siis teeme siia vead juurde. Võtame jutumärgid ära, need on kokku üks viga. Teeme läbiva suurtähe, justkui oleks tegemist nimega, ehk siis kokku on siin 2 viga. Ja vahel on nii, et mõnda asja saab ka mitmel viisil õigesti kirjutada, siis on võimalik alternatiiv lisada. Ja teiseks kontrollime, kuidas kirjutatakse Eesti Ekspress. Paneme siia jutumärgid ümber. Ja võtame läbiva esisuurtähe ära. Justkui oleks tegemist pealkirjaga. Nii nüüd õpilase või siis töö lahendamise vaates on siin lünk, kuhu siis õpilane saab kirjutada või kus ta saab parandusi teha. Vahel võib juhtuda, et õpilane unustab ära või läheb liiga hoogu selle parandamisega. Ta ei mäleta, mis siin algselt oli, siis saab selle teksti osaga lähtestada. Teeme siis esimest jutumärgid ümber, aga jätame läbiva suurtähe, võtame teisest jutumärgid ära. Ja hea küll, kirjutame sellest täiesti õigesti. Trollime. Siin on siis näha, et on ainult üks viga ja see tegemist on vale tähe suurusega. Nii, läheme tagasi harjutuse juurde. Et praegu ma tegin 2 eraldi lünka, mida kontrollida, aga tegelikult võib selle teha ka ühe suurema lüngana. Et jällegi teeme siia vasakpoolsesse teksti välja vead. Ja siis täpselt samamoodi on näha, et siin on tegemist 2 kirjavahe või vabandust jutumärgi veaga ja siis kokku on see 2 punkti. Teeme võib-olla mõned tähevea ka, kokku 3 punkti. Töötab põhimõtteliselt samamoodi, see on õpetaja enda valida, aga võib-olla õpilasel on lihtsam, kui on sellised väiksem teksti osad, mida kontrollida. Teeme uue harjutuse, võtame siit tekstiõpetuse. Selles harjutuses peab siis õpilane tegema 4 asja.
ta peab määrama tekstile sobiva pealkirja, siis leidma mingisugused lõigu tunnused, lõigud õigesse järjekorda seadma ja siis lõigu sees ka lüngad täitma. Et teeme mingisuguse konkreetse näite, siis on lihtsam aru saada, mis toimub. Pealkirjana Punamütsikese saaga. siis alternatiivne valik, teeme midagi liiga lühikest ja üldsõnalist Punamütsike ja teeme kolmanda variandina sellise pikema ja lohiseva pealkirja. Punamütsikese väga eepiline saaga, mis tekitab õõva. Ja siis esimene neist on ilmselgelt kõige mõistlikum, eks. Ja nüüd kirjutame siia, et Punamütsike läks läbi metsa vanaemale külla. Ja siis küsime siin lõigus, et kes on lõigu peategelane? Vastuse variantidena Punamütsike, mis on siis ka õige, eks, vanaema, et paneme kuri hunt. Nii, teeme ühe lõigu või tekstiosa veel. Metsas kohtas Punamütsike kurja hunti. Või noh, okei, hea küll, ütleme, et kuri hunt ei ole tegelase nimi, vaid hunt ise on tegelase nimi, eks. Ja küsime jällegi, et kes on lõigu peategelane? Punamütsike, vanaema või kuri hunt? Või tegelikult teeme hoopis metsas ootas Punamütsikest kuri hunt. Siis on hunt lõigu peategelane, eks. Nii. Nüüd teeme ka lõikudesse lüngad, mida siis õpilane kohale tirima peab. Nii, ja õpilase vaates on siis nii, et siin on rippmenüü, kust õpilane siis sobiva pealkirja valib. Samamoodi ta valib, kes on lõigu peategelane. Täidab lõigud või vabandust lüngad lõikudes ning saab ka siis lõikude järjekorda muuta, nii kuidas loogilisem oleks. Teeme testi. Näeme, et mingid asjad läksid õigesti ja mingid asjad valesti. Lähme tagasi harjutuse loomise juurde ja ka siin on tegelikult võimalus lõikudele alternatiivseid järjestusi lisada. Näiteks kui see ülesanne oleks hoopis mingi uudise põhjal, siis vahel võib uudises sisulõike mitmel viisil järjestada, et siis oleks mõistlik siin ka alternatiivne järjestus lisada. Kustutame nüüd olevad harjutused ära ja lisame kirjaliku vastusega ülesande. See on õpetaja jaoks väga lihtne, et siin tuleb määrata lihtsalt maksimaalne punktide arv ja kirjutada töökäsk. Ja õpilane siis esitab vabas sõnastuses enda vastuse. Näiteks ma saan siin küsida, et mis on, ma ei tea, renessansi ajastu tunnused ja siis õpilane peaks mulle kirjutama. Ja väga suur vahe on muidugi selles, et kui enamik harjutusi kontrollitakse arvuti poolt automaatselt, siis kirjutamisega, vastusega
ülesande puhul peab õpetaja ise hiljem teksti üle vaatama ja punktid määrama. Kui meil on mõnes testis ülesanded, mida me sooviks uuesti või baasina kasutada, siis me ei pea harjutust nullist looma, vaid saame kasutada impordi võimalust. Selleks vajutada siin impordi nupule, mis on olemas ka küljerival. Siin saab jällegi rakendada erinevaid filtreid, et sobiv test leida. Ma valin praegu siit esimese. Võtame esimese lehekülje esimese ülesande, teisel leheküljel näiteks rühmitamise ülesande ja vajutame impordi nuppu. Ühtlasi saab harjutusi lehekülgede vahel liigutada. Selleks tuleb harjutus aktiivseks klõpsata, vajutada siit vaheta lehekülge nuppu, valida lehekülg ja nii lihtne see ongi. Õpetaja üks paremaid abimehi on statistika. Selle nägemiseks tuleb töölaulu võtta testi tulemuste ikoonile. Siin on näha hinne, edukusprotsent, testi sooritamiseks kulunud aeg. Saab rakendada erinevaid filtreid, näiteks vaadata tulemusi klasside kaupa ning uurida ka õpilase individuaalset sooritust ning seda soovi korral korrigeerida. Näiteks mõnda asja saab mitmeti tõlgendada, tundub, et mul on õpilasel liiga teinud, siis saab punkti juurde panna või vastupidi ka maha võtta. Ühtlasi saab lisada kommentaare. Mis õpetajat ilmselt kõige rohkem huvitab, on koondstatistika. Siin on näha kõigi testi sooritanute või ka klassi keskmine ajakulu, punktisumma ja hinne. Ühtlasi on ära toodud kõik ülesanded selles järjekorras, kui halvasti õpilastel neis läks. Eks mida kehvem tulemus, seda kõrgem ta siin nimekirjas on. Lisaks on välja toodud iga harjutuse levinumad vead. Näiteks siin on näha, et selle vea puhul vastas õigesti 0 õpilast 8. Me olemegi püüdnud asja võimalikult visuaalseks teha, et õpetaja saaks minna klassi ette, näidata, et siin on teie vead, tugevused, nõrkused, nende asjadega on hästi ja neid asju peaks veel võib-olla natuke kordama. Loodetavasti andis see põgus tutvustus teile parema aimduse selle kohta, milles meie keskkond ja võib-olla ka selle võlu seisneb. Kuna me oleme alles testimise järgus, siis meil võib väikseid viperusi ette tulla, aga ma olen kindel, et koostöös teiega saame me nurgad lihvitud. Kui te avastate mõne vea, kui teil on mõte, kuidas asju paremini või teisiti teha, siis vajutage siit ülevalt paremalt tagasiside nupule ja kirjutage meile, sest igasugune konstruktiivne tagasiside on alati väga teretulnud. Kohtumiseni!